Tervitus, Merike numbrite keel. Ja teate, mis teema täna on? Aasta viimane number. Ja kes on nüüd pikalt kanalil olnud, siis teil soovitan kuulata ka seda videot. Siit võib palju sarnasust tulla selle eelmise videoga, aga siin on väike teistsugune selline vaatenurk asjale. Ja teie, kes te nüüd olete siin alles tellinud selle kanali, siis soovitan vaadata seda eelmist videot ka aasta kohta. Ma kinnitan selle siia kommentaaridesse, et või seon selle, ma vaatan veel, kuidas ma teen, või keegi, kes nüüd kiiremini jõuab seda teha, siis saab panna selle kommentaari selle video, mis ma tegin eelmine aasta kindlasti. No ühesõnaga, vaadake mõlemit. Ja aasta sünniaja viimane number võib avada inimese peamise tugevuse ja tema elu peamise õppetunni. Ehk see aasta viimane number. Ja muidugi tahan veel ütelda ka seda, et meis, nii teis on siis palju numbreid, et see üks number ei saa määrata kogu sinu elu. Aga ta annab üsna hea sellise suuna, et kui sa inimesega kokku saad, nii nagu ma ütlen, ärge küsige nime, küsige kõigepealt sünnipäev ja siis muidugi hullult hea on, kui sa saad veel ka teisi numbreid teada. Ja see sünniaasta viimane number ei ole lihtsalt number, vaid omamoodi selline nagu kood või selline võti, mis viitab sellele, milliste kogemuste, katsumuste ja võimetega inimene elu jooksul kõige sagedamini siis ka kokku puutub. Ja viimane number näitab ühtaegu nii potentsiaali kui ka varju poolt, ehk siis nii pluss kui miinus. Ja positiivses avalduses on see inimese loomulik anne või lausa supervõime. Ja negatiivses avalduses aga see külg, mida tuleb elu jooksul teadlikult töödelda, et mitte jääda korduvatesse mustritesse kinni. Ja selles mõttes osutab aasta viimane number inimese tugevatele ja nõrkadele külgedele. Nii palju sõltub sellest, kui teadlikult ta oma energiat kasutab, ehk siis nii nagu ma oma kanalil mitmeidki kordi olen rääkinud, siis pluss ja miinus poolest. Ja me saame ise seda reguleerida, uskuge mind. Ja alustan siis nullist, ehk siis näitena, et kes on seal sündinud 1990, 1970, 50, 80, 90, ütlesin jah, ja 2000 või 2010 näiteks, 2020. Ja tema sünniaasta viimane number on siis 0 ja nulli seostatakse tühjuse samal ajal ka lõputu potentsiaaliga. Ja see on energia, milles justkui ei ole midagi, kuid samas on seal kõik olemas. Ja 0 võib anda inimesele võime ammutada energiat otse kui ei millestki ning kasutada seda ükskõik millises tegevuses. Ja positiivses avalduses on 0 justkui selline aku, mis inimest käivitab, laeb ja aitab tal kiiresti taastuda. Samuti võib see aidata nullida negatiivseid olukordi, väljuda draamadest ja katkestada ka mustreid, millesse teised jääksid aastateks kinni. Ent nulli teine pool on samuti tugev. See võib nullida ka inimese enda tulemusi. See võib väljenduda suhete katkemises, töö või raha kaotuses, pooleli jäänud ettevõtmistes ja tunnetuses, et kõik variseb ootamatult kokku. Ja selle energia õppetund seisneb selles, et inimene ei tohi oma teelt kõrvale kalduda. Kui ta annab endale või teistele lubadusi, peab ta neist kinni pidama. Kui ta loobub poolel teel, siis null võimendab tagasilangust eriti tugevalt. Seetõttu on nulliga inimese jaoks väga tähtis järjepidevus, enesedistsipliin ja ustavus oma valikutele. Samal ajal tunnevad sellised inimesed end sageli veidi süsteemiväliselt. Nad justkui ei mahu raamidesse ja liiguvad piiridest kaugemale ja näevad rohkem võimalusi kui teised. Ja teie, kellel siis on see 0, nüüd see viimane number, siis see 0 võimendab seda eelmist numbrit, mis seal ees on. Nii et soovitan teil siis ka siit vaadata nüüd järgmisi numbreid. Kui sa oled sündinud seal 80 või 70, 60 lõpuga, jah, või siis 2010 on ju, siis on number 1 seal. Et tasub siis neid numbreid ka nüüd kuulata, et mis siis seal ees on, et mis siis võimendab või siis mis natukene vähendab, mida iganes. Ja jällegi siinkord tänan siis oma abilist, kes paneb neid aegasid siia ülesse. Ma alati tahan ütelda ajavööndid, aga see ajavööndid ei ole õige sõna. Mul on siin öeldud, et see ei ole nii. On, kuidas on. Ühesõnaga, kui teie kiiremini jõuate neid panna, siis pange ka, aidake siis seda kommuuni siin niimoodi üleval hoida. Ja lähme siis edasi. Ja kui sa muidugi nüüd vaatad videot ja sa pole tellinud veel kanalit, siis tee seda. Ja kui sa soovid, siis kindlasti jaga seda oma tuttavatega ja siis samamoodi ka pane pöial, mis on väga oluline.
See kõik aitab siis kanalil edasi areneda ja liikuda ja see on väga hea märk siis mulle ka, et teen õiget asja. Kui sünniaasta lõpeb ühega, näiteks siis 1991 või 2001 või 71, mida iganes, ja siis teie, kellel teil olid seal nullid ja kui sul oli ees üks, siis ka palun kuula seda. See viitab siis juhtimise, algatuse ja liidripositsiooni energiale. Üks annab inimesele soovi olla esimene, võtta vastutus enda ja teiste eest, teha otsuseid iseseisvalt ning liikuda julgelt oma eesmärkide poole. Ja selline inimene usaldab eelkõige iseenda nägemust ega allu kergesti teiste arvamusele ja see võib muuta ta tugevaks strateegiks ja juhiks. Kuid ühe varjukülg on ego. Inimene võib hakata uskuma, et just tema vaade on ainuõige. Ning kui elu ei kinnita tema erilisust või esikohta, siis ta pettub, sulgub või laguneb sisemiselt. Ja selle numbri õppetund on õppida teisi kuulama, arvestama, et tarkust ja pädevust leidub ka väljaspool tema enda kogemust ning kasutama oma juhtimisvõimet mitte üksnes enda, vaid ka teiste hüve nimel. Ja kui seda ei tehta, võib üks viia üksinduse, konfliktide ja võimetuseni luua päriselt toimivaid suhteid. Ja oma analüüside ja numeroloogia teekonnal olen kahjuks küll märganud siis oma klientide seas, kellel on aasta lõpp on number 1, väga paljud on üksikud või siis pettunud kooseludest ja nii edasi. Vatak, kommenteeri, kuidas sul see number 1 seal aasta lõpus töötab ja, ja ka analüüsige muidugi oma tuttavaid. Ja nii nagu ma ütlesin, et meis kõigis on miinus- ja plusspooli, nii et saame ju ise valida, millises pooles oleme. Kahega lõppev sünniaasta toob ellu partnerluse, suhte ja duaalsuse teema. Ehk siis kellel on aasta lõpus number 2, kas 1992 või 1972, 52, 62, 2022, 2012, 2002 ja nii edasi. Ja sellise inimese areng toimub sageli teiste inimeste kaudu. Ehk siis koostöö, diplomaatias, tundlikkuses, läheduses ja suhete loomises. Positiivses mõttes oskab ta inimesi tunnetada, partnerlust hoida ja teistega arvestada. Negatiivses mõttes võib 2 aga tuua pidevat kõhklust, sõltuvust suhetest, armu kolmnurki, draamasid ning raskust otsustada, keda või mida valida. Selline inimene võib ikka ja jälle sattuda olukordadesse, kus ta peab õppima selgust, ausust ja tasakaalu. Tema õppetund on õppida suhtlema nii, et ta ei kaotaks ennast teistesse ega jääks lõputult kahtlema, vaid suudaks suhteid teadlikult hoida ja juhtida. Vot nii. Kui sul on see 2 seal lõpus, siis ka kommenteeri, kuidas see sinuga toimetab ja või siis analüüsisid kedagi oma lähedastest, ka võid kommenteerida, kuidas temal see toimib. Ja tuletan meelde, et saab ka jagada seda videot oma tuttavatele. Ja kui sa ei ole tellinud kanali, siis telli. Ja nii edasi. Kusjuures tahtsin ütelda ka, et kindlasti soovitan liituda ka suletud Facebooki grupiga. Numbrite keel siis. Ja lähme siis 3 juurde ja 3 seostub kavaluse, analüüsi, organiseerimise ja suure infomahu töötlemisega. Eks kui aasta lõpu viimane number on 3. Seal 1993, 1973 ja nii edasi. See on mõistuse, süsteemsuse ja praktilise taiplikkuse energia. Ja 3-ga inimene võib olla väga hea analüütik, korraldaja või see, kes suudab näha tervikpilti seal, kus teised näevad ainult detaile. Ta võib olla kiire mõtlemisega, osav planeerija ning hea info vahendaja. Samas ei tähenda potentsiaal veel automaatselt, et ta seda alati kasutab. Ja 3 varjukülg võib avalduda manipulatsioonis, liigses skeemitamises või oskuses näha kõike nii hästi läbi, et selle asemel, et midagi luua, hakkab inimene hoopis mängima olukordadega enda kasuks. Vot, ja sellise numbri õppetund on kasutada oma mõistust loovalt ja ausalt, mitte üksnes kontrolli või kasu nimel. Vot nüüd tahan ma ütelda sellist asja siia veel juurde, et teate, vahest, kui ma tahan midagi ütelda, siis mul on selline tunne, et kuidas ma seda ütlen nii, et keegi ei solvuks. Sest info on ikkagi üldine, eks ju. Ärge solvuge. Aga ma ei saa seda enda teada nagu ka jätta, ma tahan ikkagi, et mida rohkem te teate, seda lihtsam on elu, eks ju. Kellel on siis aasta lõpus 3 või kellel on sünnipäevas seda 3, siis need on sellised suhteliselt head skeemitajad ja eriti sellised, kes tahavad midagi justkui peale määrida.
enda kasvupüüdlikkuse eesmärgis. Ja vot sellised püramiidskeemitajad on tavaliselt sellised. Aga mitte kõik, on ju. Lepime nii kokku, et info on üldine. Ütlesin välja, hakkas kergem. Nii, läheme edasi neljadega. Ja 4 siis, kelle aasta lõpus on seal 4, 1994 näiteks, 1974, 84, 2004 ja nii edasi. Ja neil on seotud vaimse läbikasvamise, pingutuse ja sisemise energia kasvatamisega. Ja selle numbri puhul võib inimene sageli kogeda kannatuse, ohvrimeelsuse või alahinnatuse tunnet. Ta võib oodata tunnustust väljastpoolt ja jääda kannatama, kui seda ei tule. Ja 4 võib anda suure sisemise sügavuse, kuid selle inimene peab ise tööle panema. Jah. Ja õppetund seisneb selles, et ta ei ootaks, et keegi teine tuleks ja annaks talle väärtuse või tunnustuse, vaid ehitaks oma tugevuse üles seestpoolt. Kui ta suudab kasvatada energiat, püsivust ja sihikindlust, kaob ka hävitav ohvri positsioon. Siis ei juhi teda enam vajadus meeldida või saada heakskiitu, vaid ta liigub oma eesmärkide suunas rahulikult ja kindlalt. Eks kellel on 4 seal lõpus, siis nendel on ka see lugu, et nad võtavad hästi palju enda kanda, teevad väga palju, hästi sihikindlad, vastutustundlikud. Ja tihtipeale on see, et nende toimetustega väga paljud harjuvad ära. Aga nad südamest ikkagi ootavad seda heakskiitu ja tihtipeale lihtsalt teised harjuvad ära sellega, et ta teeb kogu aeg. Võib ennast ribadeks tõmmata. Ja siis ta tunneb, et ta on üksik. Ta on nagu üks lüli meeskonnas, aga siiski teda ei võeta nagu sellist, et vau, kes ära tegi, ta vajab väga palju tunnustust. Vot, kommenteerige jälle. Ja muidugi 4 on veel see lugu ka, et ta on veel aeg-ajalt väga selline kontrolliv. Vägagi võib-olla. Vot, aga see on ainult üks number siis kogu sellest süsteemist. Ja üleüldse sünnikaardist, teate, kui palju numbreid on, mingi oma 40. Vot, need kõik mõjutavad meid. Ja, okei. 5. Kellel on sünni aasta lõpus 5? Teate, enne ma teen veel ühe asja, ma vaatan, kas mul on mikrofon peal üldse. On. Reklaamipaasiks üks selline koht, et ma olen vist seda kuskil juba rääkinud, aga ma tegin ükskord ka pika video maha ja siis vaatasin, mul ei olnud mikrofoni üldse peal. Ja olin väga pettunud. Nii, number 5, kellel on see aasta lõpus number 5, 2005, 1995, 1985 ja nii edasi. 5 on laienemise, suhtlemise, äri, info levitamise, liikumise energia. Ja 5-ga inimesed on sageli head suhtlejad, vahendajad, ärilise mõtlemisega inimesed, müüjad, juhid või meelelahutajad. Ja neil on anne rääkida, seletada, inimesi kaasa tõmmata ja infot edasi kanda. Ja 5 armastab raha, võimalusi, liikumist ning temas on sageli väga palju andeid. Just seepärast on 5 suurim oht see, et ta tahab kõike korraga. Parem, kui ta oleks juba eile saanud. Kuna ta tunneb, et tal on palju võimalusi, hakkab ta laienema igas suunas ühe korraga ning hajutab end lõpuks täiesti ära. Liiga palju asju. Ja ta võib olla andekas peaaegu kõiges, kuid seetõttu kaotab ta fookuse. Selle numbri õppetund on valida üks suund, koondada jõud ja tegutseda järjepidevalt. Kui 5 õpib keskenduma, võib ta saavutada väga palju. Vot. Ja 5 siis, nad on sellised hästi liikuvad inimesed. Ja nad vahest on sellised, kes hästi palju lubavad ka, aga nad lihtsalt füüsiliselt ei jõua nagu neid asju täita. Ja siis nad võivad teile jätta sellise mulje, et nad on kogu aeg hästi kiired tegutsejad. Vot, kui siis sul on 5, siis kirjuta ka siia ja kui sul on tuttavatel 5, siis kommenteeri siia, et kuidas see toimib. Ja number 6. Kui aasta lõpu number on 6. Ehk siis 1996, 1976, 86, 56, 46, mida iganes. 2026 on kusjuures praegu, vot, kellel lapsed sünnivad nüüd. Pange tähele. 6 on naudingu, mugavuse, ilu, loovuse ja keskkonna kujundamise energia. Need inimesed oskavad luua mõnusat õhkkonda nii endale kui ka teistele. Nad ei ole tingimata isekad nautlejad, vaid sageli hoopis need, kes tahavad, et ka teistel oleks hea, väga head koduhoidjad. Ja nad ei ole tingimata nad võivad olla loomingulised, kunstilised, esteetilise tunnetusega, sobides näiteks kirjutamise, kunsti kujundamise või ruumi loomisega seotud aladele.
eriti need, kes on 1966 sündinud ja nende energia kannab tarkust ja oskust organiseerida meeldivat elu. Ja nad oskavad ka väga hästi kodus hubasust tekitada, nagu justkui ei tea, vaata, justkui mitte millestki tekitavad nad sellise vau, onnistlossi näiteks. Ja varjuküljel võivad nad liialt mugavusse kinni jääda, otsida ainult mõnu ega tahta pingutada seal, kus areng seda nõuaks. Ja nende õppetund on hoida tasakaalu naudingu ja vastutuse vahel. Ehk siis suure miinusena on siin näiteks noh, nagu filmides ikka näeb, vaata, et hästi rikas mees on ju ja siis selline õhkõrn armas naine kõrval. No, tema aasta lõpunumber võib olla 6 või siis ta on sündinud 6. või siis on juunikuus. Jälle info väga üldine, aga see oli üks näide. Jah. Ja kuute lõpuga on see, et nad satuvad hästi palju ka selles suhtes kas kaassõltuvusse, kaasohverdusse, ehk siis suhetes võivad hästi palju ennast ohverdada. Sest nad ka alateadlikult tegelikult ootavad, et nad saaksid tagasi mingisuguse hea sõna või midagi ja tihtipeale nad seda, noh, miinusest siis ei saa. Nii, kommenteerige siia. Ja tuletan meelde, et on veel üks pikem video, mida tähendab aasta viimane number, et kes nüüd teist siiamaani on ära kuulanud ja te näete, et ma kommentaarides seda ei pannud, siis pange. Seal on eelmise aastate videote sees on see. Nii, 7, kellele aasta lõpunumber on 7 ja 7 on kriisi, kiire reaktsiooni, karisma ja suure sisemise jõu number. Ja 7-ga inimesed võivad olla tugevad kriisijuhtijad, liidrid ja need, kes suudavad keerulistes olukordades kiiresti lahendusi leida. Neis on palju energiat, tahet ja sageli ka nähtavust. Nad tahavad olla esirinnas, laval, pildis ja neis on midagi tähelikku, siis tähelikku sellist suurt. Samas on 7 suur probleem kaos. Kui puudub distsipliin, enesejuhtimine ja kord, siis hakkab 7 energia tootma kriise nii inimese enda kui ka teiste elus. Tal võib olla palju ideid, kuid need kaovad sama kiiresti, kui tekivad. Seetõttu on 7 õppetund õppida korda, planeerimist, ajajuhtimist ja süsteemsust. Kui ta need oskused omandab, muutub kriisiloome geniaalsuseks. Kui mitte, siis võimendab ta enda ümber vaid segadust. Ja kellel on 7 siis aasta lõpus, siis nad on hästi liikuvad inimesed üleüldse. Nad võivad kolida palju, nad võivad töökohti vahetada palju ja üleüldse hästi kiire muutliku meelega. Vot, kommenteeri siia, kuidas sul on selle aasta lõpuga? Kas on seal 7? Milline sina oled? Ja täienda seda minu juttu. Aitäh. 8. Kelle aasta lõpp on siis 8. Mul on juhtumisi 8. Ja paljudel mu tuttavatel on 8. Ja siis noh, näiteks siis 2008, 1998, 1988, nendel on siis eriti veel võimendatud see värk ja nii edasi. Ja 8 inimesed on töö, kohusetunde, kontrollisüsteemi, meeskondade korraldamise ja insenäärliku mõtlemise kandjad. Nad on sageli need, kes ehitavad, kontrollivad, arendavad, loovad protsesse ja mõistavad detailselt, kuidas miski töötab. Nad ei pruugi olla kõige nähtavamad inimesed, kuid nende panus on sageli väga oluline. Ja 8 annab töövõime, vastupidavuse ja soovi jõuda tulemuseni. Samas võib selle varjuküljeks saada hüperkontroll, ületöötamine, puhkamatus ja pidev surve iseendale ning teistele. Selline inimene võib küll palju teha, kuid unustada, kuidas taastuda, kuidas puhata. Seetõttu on 8 õppetund õppida mitte ainult töötama, vaid ka puhkama, lõdvestuma ja usaldama, et kõike ei pea kontrollima. Vot, nii ongi. Delegeerima peab väga palju. Delegeerima ja mitte kontrollima. Saate aru? Jah. Vot, mina enda puhul väga hästi tean seda, et minul on väga keeruline, mul tekib kohe stress, kui ma puhkan. Aga ma tegelen sellega, seepärast, et miinused on selleks, et neid ümber reguleerida. Ja see aitab arengule kaasa. Teie ka täpselt sama, kellel teil on need teised numbrid selle aasta lõpus, siis ka saate kommenteerida siia, et kuidas teil see trigerdub. Jah, ja kui sul on ka 8 siin lõpus, kommenteeri ka siia ja kui sul ei ole ja sul on tuttaval, siis kommenteeri ka siia, igal juhul. Ja kui kommenteerida üldse ei taha, pane lihtsalt pöial, see on ka fine.
Nii, 9 viimane number ja 9 on väga tugev energia, mida seostatakse teenimise, abistamise, meeskonna töö ja samal ajal ka hävitusjõuga. Eriti veel, kes on siin ja viimasel ajal ongi tulnud 1999. Eriti võimendatud veel, on ju, kolmekordselt. Ja või siis seal, noh, kellel on siis 9 üldse lõpus, 1989 ja 2009. Ja 9-ga inimene võib hästi toimida projektides, idufirmades, ühistes ettevõtmistes ja valdkondades, kus tuleb töötada inimeste jaoks või inimeste heaks. Ta võib olla hea meeskonna mängija, organiseerija, abistaja, päästja, arst, teenija, kaitse või kriisiolukordadega seotud inimene. Kuid 9-l on ka selge hävitav pool. Kui see energia läheb madalale tasandile, võib inimene lõhkuda seda, mis tema ümber on. Suhteid, oma elu, vahel isegi füüsilist keskkonda või siis iseennast. Füüsiliselt siis keskkonda ehk siis paneb rusikarulli. Ja see on tugev jõud, mis võib nii ehitada kui ka hävitada ja seetõttu on 9 suur õppetund liikuda hävitamiselt loomisele. Lõpetada lõhkumine ning hakata teadlikult üles ehitama midagi, mis jääb püsima. Mida rohkem selline inimene loob, ehitab ja aitab, seda paremini tema energia töötab. Selline värk. Ja eriti veel, kellel on 9-said palju üldse sünnipäevas, kuus ja aastas. No üks näide on 19 päev on ju 9 kuu ja 1999. Noh, näiteks. Või siis lihtsalt 9. Ja kui see on miinuses, siis see on miinuses. Ja, vaat. Hirmus tahtmine oleks teha selline üks video, tegelikult mul on väike mustand juba valmis. Näete, kui hakkasin kohe silmadega liikuma edasi-tagasi, sest nii ebamugav teema on. Et just sellised, kellel on selline, noh, kas öeldakse vägivaldne, nartsissistlik selline käitumine numbrite suhtes, et ma tegin kunagi ka ühe video selle laadse, aga tahaks vot sellist poolt ka natuke tuua. Ja alati mu info on ikkagi üleüldine, sellepärast et isiklik analüüs annab teile kõige paremini infot siis konkreetselt sinu kohta, on ju, jätke see alati meelde. Ja loomulikult ei määra see üks number siis selle sünniaasta lõpus siis sinu täielikku seda sind. Tähtsad on ka siis muud numbrid, nii nagu ma olen siin juba maininud, sünnipäev, sünnikuu, aasta. Ja siis, kui sünnikaart lahti teha, siis teil tuleb tohutult palju numbreid seal, mis siis tegelikult viitavad teie kohta hulga rohkem. Samamoodi elude number on väga oluline, sellepärast et kui sul on ikkagi aasta viimane number on 9 ja elude number on ka 9 või siis on seal näiteks 1 ja sa oled väga miinuses, siis see võib väga palju nagu mõjutada. Jah, vot selline informatsioon. Ja kui sa ei ole tellinud veel kanalit, siis ole hea, tee seda. Ja kutsun teid siis ka sinna suletud Facebooki gruppi. Ja hoidke silma siis ka peal kodulehel, sest sinna tuleb informatsiooni tegelikult need, kes kodulehel on käinud, siis te saate sellise kirja uudiskirjuga liitumise kohta. Soovitan sellega liituda, ma olen väga kehva uudiskirja saatja. 1 või 2 korda kuus, ma arvan. Ma ei tüüta teid palju. Ja siis selle kaudu te saate siis natukene sellist värskemat infot, mis on siis tulemas. Ja kui sa täna seda vaatad, täna on siis, mis täna on 28 mai. Jah, siis selle nädala pühapäeval on siis vestlusõhtu, et kutsun teid sinna osalema ja tuleb veel huvitavaid koolitusi. Jah, ja ehk siis eelmistest eludest on nüüd lähikuul tulemas, ehk siis juunikuus. Jah, aga kui sa nüüd vaatad seda juunis või vaatad augustis, vaatad üldse järgmine aasta, siis unusta kõik ära, mis ma praegu rääkisin. Ainuke asi, mida ma tahan jätkata, on siis iga kuu viimasel pühapäeval on siis vestlusõhtud. Et selleks, et me saaksime kokku ja vestlusõhtu teema, mis ma sinna ülesse panen. See on ainult selline sissejuhatav teema, millega ma sisse juhatan seda. Me räägime nendel teemadel ja siis peale seda läheb väga vabaks mikrofoniks. Vestlusõhtuid ma meelega ei salvesta, salvestan, aga ma ei saada siis järelvaatamiseks. Et ma soovin, et oleksite seal kohapeal ja hind on väga taskukohane. Vot, nüüd sain kõik ära räägitud. Vot, ja üleüldse soovitan olla siin kanalil, soovitan hästi palju ka analüüsida ennast, oma lähedasi
ja seda kõike ma teen selleks, et te saaksite rohkem iseendast aru ja rohkem ka aru, kuidas teatud numbrid inimestel toimivad. elu on tegelikult lihtsam, kui me arvame. vot, tšau, tšau. Ei taha kinni minna, näed sa.